täna on uus päev, uus järv. Eilne päev läks nagu ta läks. Noh, kala nägin, aga ei midagi suurepärast, et sai lihtsalt ilma nautida ja vabas õhus olla, et aga täna on mul, olen siin koduväljakul jälle. Kaasas on üks augitokk, selline 30–60 grammi testiga, selline keskpärane. Päris 60–150 grammi testiga ei ole veel kaasa võtnud, sest et suurte lantidega nagu ei ole väga midagi nagu teha minu meelest, et need on rohkem sellised jahedama ilma ridvad, no see on minu arvates. Ja siis on ka üks 5–15 grammi ahvena ridvake kaasas, et eesmärk olekski üks 10–15 kobedamat ahvenat täna saada, et teeks grilli peal sellise suitsu või barbecue ahvena moodi. Oleks õhtul mõnus nokitseda. Natukene on täienenud ka ekraani valikud. Sealt olid ka omad probleemid kohe, et üks ekraan lisaks ja kohe jäi aku lahjaks, mis on mõeldud ekraanidele. Eile oligi 6 tundi ja oli aku tühi. Võib-olla läks isegi veel istunud seal, aga läks niimoodi. Täna vahetasin, mul on vöörikale 2 akut muidu ja ekraanidele 1 aku, et siis vahetasin ühe võimsama aku, panin ekraanidele ja vöörikas sai selle võrra väiksema, et vaatame, kuidas nüüd vöörikas vastu peab. Eesmärk oli leida selline tasakaal, et mul ei ole vöörikast väga palju tolku, kui ekraanid tühjaks saavad ja mul kala kohta ei ole leitud nagu nii-öelda. Et äkki nüüd kestavad võrdsemalt. Võiks ju ikkagi mingi 10 tundi ära kesta mõlemad akud, et siis saaks ikka korraliku püügipäeva teha. Aga igatahes ma sätin valmis ennast. Paneme ekraanid käima ja
nõutu ka. Selline nibin-nabin 70 senti kala. Sai igaks juhuks uus aku ka. Selle siia laadima. Jube hea laadija on see. Nagu akupank on taga siin mul. Võib muidugi võtta paadiaku pealt ka või kuskil. Seda saab kaasa võtta autosse siis igal poole. Akupank on küljes 30 000 mahti. Ja mul on 5 akut. Ta jõuab ilusti neid nagu roteerida, et kui mul on paar viimast akut on veel alles, 100% täis, et siis siin juba esimene on ka laetud, et järjest jõuab järgi ilusti. Hästi huvitav võtt selle poolest, et sõidu pealt nagu vaatasin enam-vähem suuna ja viskasin ja kohe nägin ka, et ta lendab peale. Olen siin laiviga nii palju näinud neid lennusid. Mõtlen, et ma teen mõned visked niisama, et vaatan, mis teed. Hullult tahaks endale kunagi paati. Natuke suuremat paati, kus saab ees ninas püüda ja seda elektrilist laivi jalga. Oleks nagu kõvasti tervislikum, et see istumine minu meelest siin hakkab pika peale selja peale. No jah, eks saab mugavamaid ismeid ka panna ja nii edasi. Aga istumine jääb istumiseks. Kala number 2, see on mingi pisikene vist. Täitsa tipp-top kala. Täitsa tibi-tobi kala, jah. Täitsa tipp-top. Jube aktiivsed on täna. Selles mõttes. Lendavad ringi nagu segased. Natukene haiget ja saanud. Kes teab rohkem selle kohta, kas nagu jah, mis siin ikka ühelt poolt on ta katki, siis ju samasugune 70-ne. Samasugune 70 senti, et noh, paari kilone vast.
nüüd on õhtuks 2 kala olemas, et rohkem ei võta ka neid. Et kuskil võiks alati selline normaalne piir olla ju. Mis siis kodus selgus, lühidalt siis, et sai paati soetatud ka teine ekraan, ennekõike selle eesmärgiga, et Sander seal ees istub tavaliselt ja tema ei näe, kuna paat on nii väike, siis tema ei näe ju, mis mina seal ekraani peal näen ja palju huvitavam on ju, kui ise ka pilti näed. Et ühe korra me koos käisime juba kalal niiviisi ja kõik toimis. Aga nüüd järgmine kord läksin üksi ja olid andurid kadunud kõik, et paadis on mul siis Humminbirdi seadmed, on Megalive 1, siis on üks ekraan on Helix, teine on Solix ja siis on lihtsalt üks plotter on. Need Humminbirdi seadmed siis on kõik switchiga omavahel ühendatud, trollingumootor ka seal hulgas. Ja mis ma siis avastasin kodus, et kui ma panen nagu esimesena käima selle ekraani, millel on ka paadiandur küljes ja lasen tal nagu üles laadida ennast, siis lülitan teise ekraani sisse, et siis hakkab nagu ilusti kõik toimima. Et kui ma vastupidi teen, siis nagu tekibki mingi konflikt neil omavahel seal ja ei leia kumbki neid andureid üles. Et ma ei tea, millest see on, et võib-olla seal on siis mingid peaks tarkvarad uuendama või mis, aga praegu on niiviisi, et proovisin mõlemale ekraanile anduri panna ja neid vahetada ja et siis niiviisi toimis kogu aeg. Et eks nad on sellised teise ringi seadmed ja tänapäeva mõistes juba vanad, aga toimivad ja saab hakkama. Igatahes võib-olla on sellest kellelegi teisele ka kasu sellest infost, või kes teab midagi veel targemat juttu mulle rääkida, et võib kommentaaridesse muidugi kirjutada, aga sellise süsteemiga mina tööle nad sain. Igatahes järgmine kord äkki ma võtan ennast kokku ja lähen ka koha jahtima, et koha on minu jaoks täiesti võõras kala ja pole kunagi ühtegi koha pole isegi püüdnud sihilikult koha, aga mind natukene need nii-öelda laulupeod häirivad, et mulle ei meeldi, kui ümberringi on tohutu sagimine ja palju paate ja inimesi, et see rikub minu jaoks nagu osa sellest kalal käimisest ära. Et see ei ole see, et ma olen rohkem see üksi kusagil järvel ukerdaja, ma mine tea, äkki ma lähen ja proovin.